senderdus. Ja Piira pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tervitused kuulajad, 3. poolaeg, episood numbriga 315 ja täna natukene teistmoodi taas teie ees ja sedapuhku siis mitte ainult kõrvus, vaid loodetavasti ka silmis ehk ajaloos teist korda, kui ma ei eksi, on meie taskuhääling videopildis ja edaspidi loodetavasti veel tihedamini, nii et suur rõõm tervitada siin Hubases Õhtulehe stuudios endine jalgpallur Henrik Pürg, tere tulemast! Tere! Kui selline uudne see olukord sinu jaoks on, ehk minevikus sa oled olnud jalgpallurina huviorbiidis paljudel inimestel päris tugevalt, nüüd viimased 2 aastat oled sa tegelenud täiesti teiste asjadega? No, eks ta selline, ütleme ausalt, täiesti erinev on tegelikult, et jah, oled nii-öelda avaliku silmist, eks ju, välja lülitatud, loomulikult, eks ju, jalgpalliskenes oled sa, tegelikult suhteliselt väikse osa rahvastiku jaoks, eks ju seal. aga samas need, kes nagu jälgivad jalgpalli, need on jällegi asja juures väga hingega sees, nii et nendeni vähem ma enam ei jõua. 2 aastat tagasi siis oli see, kui sinu jalgpalluri karjäär sai läbi. Tegelikult ma räägin see alustus ära selle loo, kuidas ma üldse sinu poole pöördusin. Ehk see oli niimoodi, et ma nägin Instagramis ühte videot ühest Soome jalgpallurist, kes mängis aastaid sealses kõrgliigas ja ta videos sõnum oli see, et mitte keegi ei valmista profi jalgpallurit ette selleks, et mis teda ootab siis, kui ta paneb putsad nurka ja peab hakkama tegelema nii-öelda tavainimese eluga. Ja kui ma sulle seda kontseptsiooni tutvustasin, siis sa ütlesid, et sa nägid seda videot ja sa samastusid sellega. Mis need põhilised samastumise kohad olid? No see ongi see, et tavaliselt, eks ju, seal videos oli ka toodud mingi värava löömise moment, on ju, see furoor, see kõik, see emotsioon, mis seal on. Ja siis seal, eks ju, seal videos järgmine hetk, põmm, lihtsalt teed oma selle väikse ukse lahti, paned oma laptopi maha ja nüüd on see terve see päev ongi selline. Ja õhtuni ei muutugi midagi. Ei ole mingisugust emotsioonilaengut, ei ole rollercoasterit nagu jalgpalliga, et see selline flat line, see on nagu küllalt harjumatu alguses. Aga jah, see on nagu see põhiline asi, mis on erinev, et see adrenaliinilaksu ei ole enam. Et ma mäletan, kuskil vist Henri rääkis ka sellest, et põhiline probleem jalgpalluritel peale karjääri on see, et nagu adrenaliini enam ei ole nagu sellist. Et jah, see on põhiline erinevus ongi see, et nagu kuidagi see jalgpallist saadav see emotsioon on nii tugev, et kui seda enam ei ole, siis alguses on nagu päris raske nagu sellega nagu kohaneda, et emotsionaalne selline tasakaal on läinud mõnes mõttes, eks ju, tasakaalus. Ei ole liiga kõrgelt, ei ole liiga madalalt, aga teistpidi jällegi nagu, kuna sa oled harjunud sellega, et sul on kogu aeg nagu see on mingi rütm on sees, siis see on küllaltki teine. Saad sa öelda, et sa oled tänaseks sellega ära harjunud või on mingisugused need jalgpalluri eluelemendid, mida vist ei saagi välja juurida? Ma tahaks öelda, et siiamaani ma 100% ei ole veel harjunud. Eks ma otsin natuke oma kohta, natuke on selline tunne nagu paljudel teistel inimestel on peale gümnaasiumi lõpetamist, mida ma nüüd hakkan tegema, kes ma olen, mis ma olen, et kuna jalgpalluriks olemine oli väga minu identiteediga koos seotud, siis kui see ära kadus, siis sa pead nii-öelda leidma, kes ma siis nüüd olen, milline see tegelik mina olen, et varasemalt minu puhul eriti, et ükskõik mis otsus, ükskõik mida ma tegin, ma mõtlesin, kuidas see mu mängude ja trennidele kasuks tuleks või ei tule. Et nüüd on nagu hoopis teistmoodi, et sa pead nagu selle tee ise leidma ja natuke läheb mul veel aega sellega, ma arvan, et ma leiaks täpselt selle, et mida ma 100% tahan teha ja kuhu ma ennast nagu sobitaks. Karjäär on üks asi, aga kui palju sa ütleksid, et sa nende 2 aasta jooksul praegu inimesena muutunud oled? Võib-olla
naljakas öelda, aga võib-olla julgemaks. Mõnes mõttes mõtled jalgpallur julge vahepeal, eks ole, 40 000, 50 000 inimese ees mänginud, et ei ole probleemi, aga sellist sportlase jaoks on väga palju asju, mis tavainimese jaoks on, eks ju, tavaline. Minu jaoks ei ole tavaline. Et nagu väiksed asjad, ka see, et mul nädalavahetused vabad, alguses ma ei osanud nendega mitte midagi teha. Et nagu sellised väiksed asjad, et need on küllegi nagu harjumatud. Sinu karjääri lõpp oli ka selles mõttes teistmoodi, et kui tihti see on nii-öelda loomulik käik sportlaste jaoks, et kõik teavad, et ühel hetkel see tuleb, siis sinul tuli see tervise tõttu natukene varem, kui sa ilmselt oleksid mõni aasta varem oodanud. Millal sa hakkasid tegelikult mõtlema, et nüüd vist selle aasta järel, ehk siis 2023 ongi kõik? No eks ma lootsin ikkagi seal 35 eluaastani vähemalt mängida. Aga loomulikult sõltub, eks kuidas läheb. Aga kuna see vigastus tuli nagu ootamatult, siis see oli aasta 2022 lõpp. Et algus, ma ei osanud sellest vigastust nagu niigi midagi teha, et hooaja lõpp oli täpselt ja siis järgmine hooaeg paneme edasi ja paraneb ära. Ja siis, kui sain esimesed teated kätte, mis nii-öelda arstidelt, et mis seisus mu puusaliiges tegelikult on ja tehti väga selgeks, et kuule, et pikka pidu sul ei ole, et ma veel käisin mitme arsti juures ja kõik kinnitasid, et ei, poiss, sa väga pead vaatama, eks, mida sa teed. Et siis alguses mulle anti niimoodi, et 1-2 aastat saaksid nagu valuvaigistajatega mängida. Ma mõtlesin, okei, proovin. Et äkki saab terveks, äkki leiame mingi viisi, mis iganes. Hakkasin juba taastuma. Märtsis oligi niimoodi, et ma mäletan väga hästi, et üle pika aja sain treenerid ütles, et davai, et saad järgmine mäng pingile. Oli mängueelne trenn, suht lihtne trenn ja viimasel minutil änkel liigesest välja. Siis ma olin küll mustas masenduses peale seda, sest ma olin nagu nii kaua oodanud. Mul oli juba puus nagu ma sain pikka söötu mängida, mingeid asju, eks ju teha, sprintida, sain ikkagi võistkonna treenist osa võtta. Ja siis juhtus see ja siis ma olin küll korra mustas masendus, ma tegin nagu nägin nii palju vaeva, et nagu sinna jõuda ja siis tuleb uuesti uudis, et kuule 3-4 kuud, et oled nagu teise asja pärast väljas. Siis taastusin ka lõpuks sellest, sain hakata suvel millalgi äkki augustis läksin esiliigas Tuubli eest mängima vaikselt niimoodi, et kogemust saada uuesti. Ja nendest mängudest ma hakkasin aru saama, et siit pikka pidu ei ole. Et peale mängu oli nii raske olla, et see nädal aega sul see puus valutab, siis huugab konkreetselt. Vahepeal vale liigutus, ülivalus. Ja ta hakkas ka iga päeva elu segama, et ma hommikul, ma ei saa jalatseid jalga, ma ei ulata. Ma reaalselt nagu ei ulatanud. Ma trennis ka, kui on riietusruumis, siis niimoodi, et näpu otstega sain paelad kinni paremal jalal. Vasakuga ma saan piisavalt alla, sain minna, aga paremaga, kuna see põletik oli nii suur seal kogu aeg, siis ma vaevalt sain need jalga ja mida külmemaks ilmad läksid, seda hullemaks ega läks. Ja siis millalgi septembris ma hakkasin kaaluma, et äkki peaks nagu lõpetama, et mul ei ole mingisugust tuleviku perspektiivi siin enam, et ma olen Floras, ma ei saa enam sellise asja pealt, keegi vaatab minu MRT-d, isegi kui ma saaksin hakata mängima kuidagi, keegi vaatab mu MRT-d medikal, ma ei saa läbi sealt medikalist, isegi kui ma väga-väga tahaks ja pushiks. Et ei võeta, eks ju, Karl Roomet Nõmm on hea näide, et tal oli mingi väike asi ja ei võetud. Et jah, siis septembris hakkasin mõtlema, et kuna perspektiivi ei ole, et äkki ma peaksin siis ikkagi nagu lõpetama, et mul oli küll 1 aasta veel Floraga,
aga noh, ma ei näinud seal pointi tiksuda, ma olin juba aasta aega seal ratta peal kõikunud ja enamus aja, kui ma taastusin, ma tegingi füsioga eraldi ja see ei ole see. et siis ma lõpuks kuskil september-oktoober läksin vist Norbert Hurda juurde ja ütlesin, et kuule, et mul on selline mõte, et peaks hakkama mõtlema selle lõpetamise peale ja siis rääkisin treenerite tiimiga ja siis sealt rääkiski, et mis see signaal oli, mis sa sealt siis vastu said, et ikkagi sa olid klubis ju aastaid olnud, kõik sind teadsid, sa olid koondises olnud. Mis see signaal oli, mis Norbert sulle siis seal esimese teate peale vastu ütles? No ega ei olnudki midagi, selles mõttes nii treenerite tiim kui ka siis klubi üldiselt oli mu seisuga nagu kursis. Ma pidevalt, kuna mu trennid olid eraldi füsioterapeudiga, ma pidevalt suhtlesin, andsin talle märku, et mis seisus ma olen, kuidas ma olen. Ja treenerid tundsid ka loomulikult huvi, et kas ma tulen tagasi, millal ma tulen tagasi. Et siis kuidagi see infot oli piisavalt, oli aru saada, et kui ma olen juba nagu sellise statementiga siin välja tulnud, et siis tõenäoliselt see on tõsi ka, et üldiselt mind võeti kui sellist mängijat, et kui ma ütlen, et kuule, et ei saa, siis ma ikka nagu päriselt ei saa, et jah, nad olid väga mõistvad ja kuna olid ju selle olukorra kursis ja siis jah, ei olnudki midagi ja üritasid niimoodi toetada, kuidas said veel, et oli selles olukorras, ma eeldan ka paras kogus hirmu tegelikult, et üks nii-öelda peatükk sulgub ja mis saab edasi? Kindlasti. Võib-olla sellel hetkel ma selle peale otseselt ei mõelnud. Ma üritasin veel nautida seda hetke, kui ma jalgpallur olen. Et need viimased kuud ma üritasin igas trennis kaasa teha nii palju, kui oli üldse võimalik. Et ma üritasin mitte selle peale liiga palju mõelda, et siis aasta lõpus, nüüd ma enam ei ole jalgpallur, nüüd ma hakkan mõtlema uuesti, et mis teha ja kus teha ja jah, et see hooaja lõppu üritasin veel nii hästi nautida, kui ma sain, et just võistkonnaga olla ja just see nagu jah, see võistkonnas olemine oligi vist see, mis on ka üliäge osa jalgpallist, et sa saad nagu neid, mitte lihtsalt, et enne rääkisin ka see värava löömise emotsioon, aga see, et sa saad seda emotsiooni ka teistega jagada ja nad saavad täpselt samamoodi aru, et see võimendab seda kõike veel. Et seda ma veel jah, tahtsin nautida, aga jah, siis jaanuarist hakkas jah see pihta, et oota, aga mis nüüd? Et see oli küllaltki selline algus oli lihtne, paar kuud selline, võib passida ka, võtan seda kui puhkusena. Aga siis üritasid hakata neid tööd leidma ja kuidas mis ja see oli, tekitas ikka omajagu stressi ka. Et tegelikult ma ju ei tea, mida ma tegema hakkan. Et selle juurde ma tahtsin enne ei rääkimata, et jah, et mingid tavalised asjad, kas või töövestlusel, ma pole pidanud töövestlusel peaaegu kunagi käima, et paar korda ainult, eks ju, aga enne seda, kui ma siis jalgpalli veel lõppearvet ei olnud teinud, ma polnud olnud ühtki mingid sellised asjad, et pead ennast nagu sinna välja panema ja siis uute inimesega suhtlema asjadel, millel sa ei ole veel ekspert, et tihti peale, et see oli nagu ka selline, tekitas sellist ärevust. Kui need esimesed paar kuud läbi said, mida sa kirjeldasid nagu puhkusena, et mis siis, kust sa siis minema hakkasid? Üks asi on, võtad lahti cvkeskus.ee ja hakkad minema, aga millestki sa ju pead kinni hakkama, et nii, nüüd ma võtan selle valdkonna ja nüüd ma lähen sinna vestlusele ja et kuidas ma siis seal olen ja kuidas sa minema hakkasid? Õnneks ma täiesti tühjade kätega ei olnud, et mul oli personaaltreeneri paber, siis ma mõtlesin, see on asi, millest ma saan nagu alustada, et vähem sissetulek, on ju. Et siis ühte jõusaali läksin siis treeneriks, olin küll seal lihtsalt see nii-öelda
saalitreener, et mul klienti ei olnud, et siis mingi aja tegin seda, kuna tundus nagu loogiline lihtsalt. Ja aga noh, see saalitreener eeldus on see, et sa leiad endale kliendid, aga see jõusaal, kus ma olin, see ei tulnud nii palju inimesi peale, et ma saaks seal uusi enda kliente saada ja see ammendas ennast ära ja mul ei ole sellist sotsiaalmeedia presence'it ja sel hetkel ma ei tahtnud seda teha ka, et nagu sealt pidi kliente saada. Ja siis üks sugulane ütles, et kuule, et meil oleks vaja enda ettevõttel kodulehel SEO-ga tegeleda, siis otsingumootori optimeerimine. Jah, otsingumootori, just täpselt. Ja et kas ei oleks huvitatud? No, okei, võime proovida. Uurisin kõigepealt, mis asi see on üldse. Vaatasin, okei, normaalne. Sain enam-vähem selgiks. Mulle selline tundus nagu huvitav, et selline analüütiline natuke ka loovuse pool koos. Tegin selle kursuse ära nii-öelda, siis küsisin, et kuule, et aga seda jääb nagu natuke väheks, et äkki teeks nagu turundust üldiselt. Ei ole vaja? Jaa, see sugulane ütles, meie ettevõttel tegelikult turundajat küll vaja. Ja siis jah, võtsin sel hetkel vist Mainori turunduskoolituse, tegin ära, öeldi, et okei, mingisugune baas sul on, laseme sul proovida. Ja tänu sellele ma saingi nagu turundusse sisse, et sain seal, et see on ka nagu selline väga mitmekülgne ala, kus saab kasutada nii loovust, nii analüütilisust ja mul on ka peale personaaltreeneri paberite on mul ka selline fotograafia oskus, hobi. Nimetan ennast naljaga pooleks veerand kohaga, ma isegi taha nimetan ennast poole kohaga fotograafiks, et mingeid tasustatud otsi ma teen erinevatel asjadel, et siis mulle see nagu selline visuaalne loome nagu tegelikult meeldib, et see läks nagu sinna väga, väga sisse. Ja siis ma sain nii-öelda oma esimese töö, kus ma pidin hakkama mõtlema, et oota, kuidas see turundus täpsemalt käib, et okei, sa käid seal koolitusel ära, aga siis sa pead nagu reaalses praktikas ka neid asju hakkama tegema, et väga palju erinevaid väljakutseid oli seal. Kui sa ütlesid, et sa tegeled selle, et sul on ka see fotograafia pool, sellega sa alustasid juba siis, kui sa mängisid jalkat ikkagi juba päris tükk aega tagasi? Jaa, see tuli ka vigastusega tegelikult, et ma ei kujuta ette, mis aasta see oli. Terehoviga olin Nõmme Kaljus, oli ka mingi põlvesidemete vigastus ja olin ka mitu kuud väljas. Sel ajal Kaljus nagu ei olnud, see füsiopool oli nagu selline, et veits tegelesin nagu ise, et kui sa olid nagu täitsa vigastatud, et sa ei käinud iga päev seal staadionil kohal teistega, vaid ma ikka päris mitu kuud olin, vaatasin ise, mida ma teen, et füsioga küll suhtlesin, et mis harjutusi võiks teha, aga nagu ma ei pidanud kohal käima. Ja siis igavaks. Ja siis selline fotoasi tundus huvitav ja ostsin esimese peegelkaamera ka ja siis hakkasin vaikselt tegema ja siis mingi hetk tulid järjest ka jalgpalli mängimise ajal tulid mõned sellised, et kuule, kas ei taha tulla tegema, et jah, siis olin juba sellega tegelenud mõnda aega, ehk siis juba peaaegu ka 10 aastat. Ehk siis sa ütleksid, et sa oled pigem selline inimene, kes, et kui ongi mingisugune selline tagasilöök, et siis sa hakkasid nagu otsima mingit lahendust või nagu muud rakendust. Kas sa ütleksid, et see on jalgpallurite puhul nende loomusest tavaline või on see pigem ikkagi selline asi, mida et sina tegid, aga et pigem ei ole see tavaline? Ega jalgpallurid on väga erinevad. Selles mõttes nagu ühiskonnas ikka kõik inimesed on väga, väga erinevad, aga üldiselt võib-olla võib küll selle võrdusmärgi panna, et mingisugune püsimatus on, et kuidagi peab produktiivne, kuidagi pead ennast nagu välja saama. Et jah, ma arvan, et selline tahe mitte niisama passida.
et sellega võetakse päris palju nagu asju kätte, et noh, väga palju jalgpalluritel on tegelikult kõrvalt mingid täitsa nagu korralikud hobid, peaaegu pool töökohad isegi, et jah. Kui palju sina, kui pikk see aeg oli, mis sinul pärast karjääri lõpetamist ja siis, kui sa hakkasid neid nii-öelda kohti otsima ja kuniks sa siis selle mingisuguse stabiilsuse saavutasid ka selle turunduse asjaga, mis see ajavahemik oli umbes? No, minu puhul oli see pool aastat, aga noh, see oli, eks ju, läbi õnne, läbi tutvuse, et see võib nagu väga palju pikemaks ka venida. Et noh, jalgpallurina on küllaltki raske. Sul ei ole nagu selliseid oskuseid, mis nagu tavalisel tööturul CV-s kohe nagu silma paistavad, et inimesed ei otsi hea touchiga meest, et jah, et mingisugused liidriomadused, mingid stressitaluvused, need küll jah, aga need tihti peale ei müü. Samas, eks ju öeldakse, et sportlased on nagu ka väga head töötajad, et väga distsiplineeritud ja kõik see, aga teistpidi ma näen ka seda, et kuidagi kaheldakse ikkagi, et kui sul ei ole konkreetselt varasemast mingisugust haridust sellel alal, siis jah, jalgpallurina on nagu raske sinna tööturul sisse saada üldse. Et sellepärast võin enda näiteks ka tuua, et noh, ma tundsin, et ikkagi puudujääke ja siis läksin ka praegu sügisest siis turundust reaalselt õppima ka kõrgkooli. Kus sa õpid? Mainoris õpin. Ja. Mille järgi sa siis selle valiku nüüd tegi? Kas see on pigem see, et sa tahad, et sul oleks see rida sealt CV-s ka olemas või see on ikkagi see, et sa tunned, et seda valdkonda mõista või tutvusi saada või mis see põhiajend on? Noh, mõnes mõttes võib öelda, eks ju kõik need, aga teistpidi jällegi võib-olla esimene asi, ma tunnen, et mõnes mõttes jah, nagu ma ütlesin, et seda paberit on vaja mingil määral, et avab veidike rohkem uksi ja seda on sul vaja, kui sa oled jalgpallur, kes pole, eks ju, midagi otseselt niimoodi õppinud. Ja teistpidi, miks ma valisin turunduse, on see, et natuke sai, eks ju, seda juba proovitud, mulle meeldib ja Mainoris on see õppekava nagu piisavalt lai, et äkki mingi hetk ise ettevõtlusega tegeleda. Turundus on ka nii lai valdkond, et saad üldse sellest ärimaastikust nagu hea pildi ja kui hiljem tahad nagu oma toodet, teenust, mis iganes see võiks olla, müüa kuidagi praktiliselt siis realiseerida, siis turundus oleks nagu väga, väga hea koht, et need teadmised, mis ma sealt saan, et need on piisavalt laiad ja piisavalt tugevad, et laial valdkonnal siis hakkama saada. Et läheksin, ma ei tea, mingit väga spetsiifilist asja õppima, siis ongi nagu sul see üks tee. Et jah. Sa tundud praegu hästi selline rahulik, enesekindel, läbi kaalutlenud selle, mis sa siis igapäeva elus teed. Kas see on natukene, saan ma sellest õigesti aru või on see natukene petlik? On sul endiselt sees ka see tunne, et ma ju tegelikult ei tea ikkagi, et ma olen ikkagi veel nii-öelda ruki selles vallas? Võin ausalt öelda, et tegelikult ikkagi on see ruki tunne, et 100% ei ole ma kindel, aga mingi sammu sa pead kuhugi suunas tegema. Et kui jääda nagu kaalutlema, et kas ma siis, et mida ma siis teen, äkki ma ei julge seda, ma ei julge teist, võib-olla see pole mulle. Et kui see ei katseta mitte ühtegi asja, siis see nagu ei jõuagi kuhugile, et sellest ma sain ka aru. Et samas nagu see turundust õppima minnes ma tundsin enda sees ka mingit rahu, et ma tegingi mingi otsuse nüüd konkreetselt, et okei, nüüd ma panen mingi oma aja, mingi oma ressursid sinna ja vaatame, mis saab. Mitte, et üritad seal natuke jagada igat pidi. Et jah, see enesekindlus on, mõnes mõttes võin öelda, et kohati petlik, sest jah, kõik on ikkagi uus. Siiamaani ikka veel, isegi peale 2 aastat. Et jah. Põhimõtteliselt sa oled
ma nüüd peast seda nagu täpselt numbrit ei ütle, aga ikkagi 20 aastat ümmarguselt jalgpalli mänginud on ju võib-olla veidi rohkemgi. Sa oled selles valdkonnas läbi ja lõhki sees ja siis ühel hetkel ongi täpselt see hetk, kus sa pead minema olukorda, kus sa oledki täpselt see rookie. Et kas sulle tundub, et jalgpallurid on selleks tegelikult valmis, kes karjääri lõpetavad või see tuleb kõigile sellise üllatusena? See sõltub tõenäoliselt ka sellest, et mis tasemel sa mängisid, kuidas sa nagu ka võistkonna dünaamikas olid. Ma nagu ei tahaks öelda, aga mingil määral ma Eestis olin ikkagi päris kõrgel tasemel. No ütleme välja. Okei, ennast nagu niimoodi... Ma kiidan ise siis. Et aga mingil määral on ikkagi see, et nüüd ma olen nagu täiesti algaja mingis asjas ja mingitel hetkel seda on nagu raske vastu võtta. Et sa võid olla küll humble inimene, aga ikkagi nagu endas on nagu see sportlasena sul on ikkagi see mingi konkurentsi tõestamisvajadus ja kui sa pead sealt täitsa algastmest alustama, siis see alguses on täitsa selline, et ma teen mingit täiesti, põhimõtteliselt võid öelda, ma teen nagu mõtet asja, mingit ilu-lilu nagu, aga jällegi neid samme pead nagu ära tegema, et siis kõrgemal jõuda, siis tegelikult jalgpallurin sa ikka, sa tegid nagu alguses, eks ju. Õnneks jalgpallurin sa tõenäoliselt alustad, eks ju, noores vanuses, saad siis need asjad ära tehtud, aga kui täiskasvanuna juba oled siin, eks ju, ma olen 29, et siis alustada seda, et siis mingid asju on nagu mingitel hetkedel võib olla raskemini seeditavad, et ka on mingid nooremad inimesed on, alati võrdlus ei ole hea, aga mingites asjadest sinust ees, aga tegelikult see on nagu jumal normaalne ja siis sa peadki seda kogu aeg endale nagu meelde tuletama, et siin tavaelus see ei ole võistlus, et jalgpallurin sul on nagu teatud kohad, kuhu sa pead saama ja kui sa sinna positsioonil ei saa, siis sa võitled konkreetselt, see on nagu tehtud, eks ju, konkurentsi alusel. Tavaelus on ka loomulikult see konkurents olemas, aga see ei ole nagu nii üks ühele või... See ei sõltu sinust. Ja it ain't that deep ka nagu. Et jah. Kas sa ütleksid, et mingil hetkel see sportlik vihasuse ees tekitas ka selle tunde, et nagu tahaks nüüd selle kõik nagu nurka visata ja et miks ma üldse umbes, nagu ma ütlen sellist nagu lootusetuse tunnet just alguses, et ikkagi see, et sa oled seal täiesti alguses tagasi nagu? Alguses on tegelikult nagu selline entusiasm ka, et davai, mina tulen ja hakkan tegema nüüd. Et nagu hullud mingi ideed, asjad, kõik on nagu olemas, et natuke põled. Aga siis kui sa sellest nagu faasist lähed edasi, siis tekibki see, et saad aru, et kui palju sa ei tea ja siis on vaja nagu sellest üle saada. Jah. Ei oska praegu lisada. Sa oled praegu natuke siis üle aasta aja oma praeguses töökohas töötanud. Millega sa siis praegu tegeled? Mis see sisu on? Milline su igapäev välja näeb? Amet on turundusspetsialist ühes automüügirendi ettevõttes ja siis tegelen kõigega alates sotsiaalmeedia, meilindus, koostööd, pildistamine, mingisugused reklaamide ülesseadmine. Selline turundusspetsialisti töö on küllaltki selline mahukas ja teed hästi palju asju korraga. Midagi 100% valmis ei jõua vahepeal, aga samas õpid hästi palju, et sellega praegu olen tegelenud aasta aega. Ja hästi palju kindlasti inimestega suhtlemist. Kui palju sa oled näinud seda, et mingisugused näiteks ma ei tea, täpsuse standardid või asjad on endiselt sportlasel ja inimesel, kes on seda tööd võib-olla kas siis aastaid teinud või mingi täiesti teistsuguse taustaga. Kui palju sa oled nagu näinud just erinevate selliste standarditega inimesed? See on nagu ainult üks selline valdkond, aga just ütleme siis erinevaid inimesi, et on seal ka mingisugust sellist üllatust olnud? Pigem mitte, isegi võiks niimoodi öelda, sest eks see effort
mida sa sisse paned ja see tulemus on alati erinev, et mõni inimene oskabki väikse jõupingutusega palju saavutada, mõni paneb hästi palju sisse, hästi palju detaile teeb läbi ja jõuab sama saavutuseni ja võib-olla isegi kehvema saavutuseni, et jalgpalluritel on ka, eks ju, kes on natukene võib-olla talendikam ja näeb, et ta võib-olla ei pea nii palju vaeva nägema. Võib-olla vahel isegi jõuab sama kaugel sellega, kes nagu teeb hullult tööd, ei ole nii palju talenti, aga tal on nagu see oskus, et see on nagu nii jalgpallis kui tavaelus nagu suht sarnane. Kas sa ütleks, et sul oli sportlasena talent või töökus? Ma pigem tahan öelda töökus. Võib-olla mingi talent ka, ise ei oska seda niimoodi määratleda, aga jah, pigem töökus, et kõik, mis ma tegin, oli nagu selle nimel, et hästi performida. Kui palju see sind praegu aitab? Just selle nii-öelda jalgpallurina töökus tähendab tugevat füüsilist pingutust. Praegu su töökus ei tähenda enam tugevat füüsilist pingutust. Kui palju sa saad seda üle kanda? Hämmastaval kombel vähem kui arvaks, et minu puhul vähemalt on füüsiline pingutus nii palju lihtsam. See on nagu kuidagi, sa tunned ära, sa oled täiesti läbi omadega, et sul ei ole rohkem, sa ei jõua joosta, sa ei jõua mis iganes teha. Aga mentaalselt on kuidagi see keerulisem, kuna selline mõtlemine ja selline mõttetöö on nii või naa osa su elust, aga lihtsalt nüüd see siis arvuti sees või kuidagi praktikasse tuua, ei oska nagu vahepeal välja lülitada või ei oska seda alati suunata nii hästi. See määratlus on nagu raskem muust mõttetööl. Et kui füüsiline töö on selline, et sul on vaja nii palju kilomeetrid joosta, sa tead, sa jaksad selle tempoga joosta tehtud. Kui sul on tööpäev, sul on, eks ju, 8 tundi aega seda, mis iganes sul ülesanne on või eks ju mitut ülesannet teha, et kuidas nagu fookus panna paika, et see on nagu natuke teine. Aga teistpidi see aitab ka, et mingitel hetkedel, kui motivatsiooni ei ole, siis see sportlase distsipliin vähemalt tassib välja. Kui palju sa praegu kui palju sa tunned just vajadust ennast ka nagu füüsiliselt liikumises hoida, et kui su varasem see töökuse nii-öelda produkt oligi see, et sa tunned, et sa oled füüsiliselt täiesti läbi, siis ma eeldan, et see ei kao nii sama lihtsalt ära, et see on endiselt alles. Ei, see on kindlasti jäänud, et ilma spordita ma ei saaks, et see on nagu nii sees, et ma olen nagu spordiinimene, käin 5 korda nädalas, kui saaks võib-olla isegi rohkem trennis, et vahepeal võib-olla teen natuke liiga palju, kui tavainimene peaks tegema, et küllaltki intensiivselt, et ei tahaks nagu kaotada seda, mida oled nagu sportlaskarjääriga ehitanud, et selline korralik füüsis aitab ka nagu tulevikus hea sest elutaset hoida, et seda kindlasti üritan hoida. Kui palju sa praegu jalgpalli inimestega suhtled või jalgpallis sees oled? Kas see on endiselt osa sinust või on ta nüüd ikkagi kaugemaks jäänud? Eks ta mingil määral on kaugemaks jäänud, sest jalgpalli spetsiifilist juttu on vähem, aga õnneks mul on tutvusringkonnas nii palju inimesi, kes erineval tasemel jalgpalli, eks põhimõtteliselt kogu mu tutvusringkond, et jalgpalliga ühel või teisel moel seotud, et õnneks nagu saab arutada, eks praeguseid profimängijaid on mul sõpradena ja on ka neid, kes on kunagi mänginud, on neid, kes on, eks ju, olnud madalamal tasemel, et iga sõbraga saan põhimõtteliselt jalgpallist rääkida ühel või teisel moel. Kui palju need jututeemad on muutunud pärast seda, kui sinu karjäär enam ei ole jalgpalliga seotud? Kas enne, kuidagi arusaam võib-olla on selline, et jalgpallurid omavahel räägivad ka ikkagi jalgpallist, aga kui palju see pärast seda muutunud on? No ikka on mingil määral. Eks mingid muud
töömured ja mis iganes asjad, et tavaliselt inimesed ikka, millest nad räägivad tööst või ilmast või mis iganes on ju. Aga kuna jah, kui sul jalgpallurina on su töö on jalgpall ja siis pärast lähed vaatad ka jalgpalli ja siis, et siis on kõik selle ühe asja ümber, siis mingil määral eks ta loomulikult muutub, aga teistpidi jalgpalli jutt on küll ja veel, et uudistega hoian ennast kursis ja tippjalgpalli kahjuks ei jõua nii tihti vaadata, kui tahaks, aga ikkagi jälgin nii Premium liigat ka Flora mänge jälgin põhiliselt. Et. Igatsed sa ise selle sees olemist ka? Jah, kindlasti. Jalgpallur olla on, ma ütlen teistel ka, kes on siiamaani, et jalgpallur olla on nii palju parem kui midagi muud teha, et kindlasti igatsen, jah. Välistad sa, see on võib-olla vale küsimuse püstitus, aga näed sa ennast kunagi jalgpallis uuesti sees olemas mingis muus rollis? Ja, eks ma olen selle peale mõelnud küll. Mingi määral ma olen ka praegu, väga väiksel määral, et mis vormis siis? Ma aitan treeningkavasid koostada individuaalselt mängijatele vahepeal, et sellist puht üldfüüsilist poolt. Ja eks oma venda aitan ka vahepeal, kui tal vaatan mängud üle, et mis ta seal korraldab, et annan oma tagasisidet talle. Aga kohe oli juttu ka, kui Floras lõpetas, et kas ei tahaks noorte treeneriks tulla. Ja siis mõtlesin, et ma tahaks kõigepealt oma silmaringi natuke laiendada, et kui mulle on antud võimalus, siis praegu midagi muud teha. Ma proovin seda, et jalgpalli juurde saab nagu tagasi tulla, et mingisugused teadmised on mul seal olemas. Aga kui sa jalgpalli alaselt oled treener, oled mängija, oled kes iganes seal sellega seotud, siis sa pead nagu ülipalju sinna sisse panema. Ja ma tundsin, et võib-olla sel hetkel ma ei olnud valmis neid töötunde sisse panema, et jalgpallurina on üks asi, treenerina on see veel hullem. Et peatreener ma ei kuuluta ette, kuidas on olla, et sa tuled nii palju varem ja sa pead nii paljudele erinevatele asjadele mõtlema ja seal sees olema kogu aeg ja see on täitsa nagu ulme, et ma mõtleks veel abitreeneri kohale või teistpidi, eks ju, mida ma väiksel määral, eks ju, teen, on fitness treeneri positsioon, et need erinevad asjad on ka mul läbi käinud seal ühest ja teisest kohast, et on erinevad pakkumised tulnud, aga siia praegu ma ei ole olnud valmis sukelduma uuesti. Vaatad sa jalgpalli nüüd teise pilguga ka? Sõltub, kas me mõtleme nagu vaatan või jalgpall kui Võtame kõigepealt selle mängu, et oletame, et vaatad, kuidas Flora mängib Levadiaga, on see nii-öelda pilk muutunud asjale kui siis, kui sa varem vaatasid mängu? Selle on lihtne vastata õnneks. Ei ole, sest ma alati olen eelistanud vaadata jalgpalli emotsionaalsel tasandil nii-öelda, et olla nagu fänn, et mitte analüüsida, et huvitav, et miks nad, liin on nii kõrge, see, eks mingil määral ma teen seda nii või naa, et seal on see ala, see põmm, miks nad nii teha, mis iganes taktikaline asi käib ikka peas. Aga üldiselt mulle meeldib ikkagi emotsionaalselt nagu kaasa minna asjaga, mitte see, et analüüsida, sest see võtab natuke selle võlu nagu asjast ära. Jah, et siis selles mõttes ei ole muutunud. Aga laiemalt jalgpalli kui nähtust? No, mul on hästi palju olnud olukordi, kus ma pean jalgpallureid kaitsma mingitel määradel vestlustes. Et kui räägid natuke jalgpalli kaugema inimesega või nii, et siis paljud ei saa aru, kui raske on jalgpallur olla. Eriti näiteks mingite A-koondise mängudega. Saavad sellist tuld ja tõrva seal, et see on jube. Aga nad ei tea, kui nagu kõrgel tasemel, kui palju on nagu sinna pühendust tegelikult pandud. Et need mehed, kes meil siin A-koondis sinistes särkides nagu välja lähevad, nad ei lähe sinna nagu niisama palli toksima, vaid nad päriselt lähevad, et iga kord endast maksimumi andma. Ja nii ka nagu treenerid, et nad ei
või noh, treenerite valikutega on ka alati üks küsimus, et miks nad üht või teistpidi teevad, aga noh, ma 100% tean, noh, Henniga ka kindlasti, et noh, ta teeb kõike selleks, et noh, need mängud võita, et parima tulemuse saada, et siis vahepeal inimesed et nagu ei näe seda, et kui palju tööd on sinna sisse läinud. Kui palju see sind mõjutas? Ma arvan, et ei ole vist ühtegi mängijat, kes oleks Eesti koondises väljakul käinud ja ainult häid sõnu saanud. Et no, siin on, seda on tulnud iga nurga pealt ja kõigile ilmselt neid, kas siis anonüümseid kommentaare, peamiselt anonüümseid kommentaare, aga kui palju see sind mängijana mõjutas? Tead, väga ei mõjutanud, sest noh, sa saad aru, et need inimesed, kes üldiselt eriti veel anonüümselt kommenteerivad, ega nad hullult asja ei jaga. Et aga teistpidi sellist vastukaja on olnud mul ka see on nagu negatiivne, aga samas ka positiivses mõttes saada. Ma väga hästi mäletan, ma käisin siin oktoobris oma vanas gümnaasiumis ka rääkimas natuke jalgpallist ja siis tõin seal välja, kui 2019 äkki Kalju fännid tegid mulle suure plakati. Et see oli siis pärast seda kuulsat üleminekut. Jah, pärast kuulsat üleminekut. See ka, et nagu hakkame sellest algusest. Mis seal siis toimus? Ühel hetkel tuli uudis, et 2 Kalju KTM-i on sõlminud Floraga lepingu ja Kalju ähvardab FIFAsse kaevata. Kuidas see asi siis tegelikult oli? Sina ja Vlassi Sinjavski siis? See selline pudru ja kapsad, et asi algas vist siis hooaja ettevalmistusel, kui tuli vist mingisugune uudis, et Flora oli vähemalt vist minust huvitatud. Mina sain alles siis teada, kui Sokkerneti ajakirjanik minule tuli ja küsis, et mida ma tean sellest. No, ma päriselt ei tean mitte midagi. Ei Kuno, ei Flora sel hetkel ei olnud mulle midagi nagu öelnud. Ja olingi nagu täiesti Kalju asjadega seotud ja nagu ei mõelnudki millegi mulle. Aga siis mais millalgi. Mais oli see. Jah, siis Kuno tuli minu juurde, ütles, et nüüd, et võiks hakata lepingu pikendamise peale mõtlema, et mul ei pool aastat siis eks ju veel minna. Et ta tahtsid vahetult enne seda nagu selle asja ära teha või tegelikult juba see pool aasta hakkas jooksma äkki. Ja siis ta tegi mulle korraliku slideshow, igasugused tuleviku unistused, mis asjad seal kõik on ja kuidas mina sellega seotud olen. Ja kuulasin inimest ära, kõik tundus väga äge, väga lahe. Läksin koju ja mõtlesin, et see ei ole minu jaoks. Miks ei ole minu jaoks? Sel hetkel oli treener Frantsev, Sergei Frantsev ja ta oli raudse käega mees ja ega mulle väga tema stiil ei sobinud, et väga selline vanakooli vene treener oli. Ja sel hetkel nagu ma ei näinud ka seda, et see muutuks lähiajal, et Kuunale ta pigem meeldis ja mul oli natuke, ma olen päris väsinud sellest, et nagu see kuidagi sel hetkel see dünaamika ei sobinud lihtsalt mulle. Ma nägin, et mingid asjad ei ole minu jaoks. Ja kuigi võistkond oli see aasta väga hea, eriti miks ma arvan, et see aasta Kalju võitis, see oli ka huvitav, eks ma läksin Kaljust ära ja siis Flora jäi 3. vist ja Kalju võitiski sel aastal tiitli. Et Rimo Oint hoidis tegelikult seda punti väga hästi koos, et varasemalt eelmistel aastatel seal olid erinevad tülid ja asjad, et mis iganes on ju. Ja siis oligi, ütlesin Kuunale, et kuule, et ma ei soovi lepingut pikendada ja veel mainisin talle ära ka, et ma hakkan teiste klubidega suhtlema. Keegi on mulle siiamaani ikka veel midagi öelnud. Esimene oli siis, mõtlesin, et kes võiks mind tahta. Nii Flora jutt oli vist tal veel. Helistasin siis vist oli Norbertile ja rääkisin juttu ära, et ei soovi Kaljuga lepingut lõpetada ja kuulsin, et te olete huvitatud. Läksin sinna, rääkisime ära, kõik tundus super, mulle sobis ja leppisime kokku, et sõlmime lepingu. Ja siis ma vist helistasin veel Kuunale eraldi ka, et kuule, et ma lähen Florasse või seda ma täpselt ei mäleta, kas ma helistasin ise või igatahes ma andsin talle enne teada, et ma lähen Floraga rääkima. Ja siis tuli pahameele torm
Läksin vist järgmine päev, kui oli Norbertiga ära räägitud, oli meil Kaljuga treening. Siis enne trenni tuli, sel hetkel oli siis Terehov abitreener ja ütles mulle, et kuule, et see jääb minule ja Vlasile, et see jääb viimaseks treeniks. Ma ei teadnudki tegelikult, et Vlasi läks ka, et Floraga mingi jutt oli sel hetkel. Et seda ma sain alles pärast teada, et sina ka või? Okei. Ja siis olimegi trennis selge, peame asjad ära andma. ja siis vist öeldi, et jah, et lähed duublisse. Ja siis me Vlasiga olimegi seal duublis, istusime, kükitasime nii kaua, kuni keegi ütleb meile, et mis saab, sest Flora ei olnud nõus sel hetkel andma meid niisama. Tahtsin mingit ülemineku summat. Kalju ei olnud nõus andma. Vabandust, Kalju ei olnud nõus andma. Ja siis jah, ma imetan mingi 2 kuud olime duublis niimoodi, et me ei tohtinud mängida ka. Et Vlasi vist ka kuskil rääkis sellest, et Bondarenko oli sel hetkel Kalju duubli treener ja küsis, mis nagu toimub, et miks me 2 jumala normaalset mängijat, et aitaksid nagu duubli mängida. Ei, käisime lihtsalt seal trennis. Sel hetkel duubli trennid olid ka niimoodi, et mõni trenn oli 5 mängijat kohal. Et see oli päris huvitav ja me ei tohtinud ükski kord nagu puududa ka, et või midagi, et siis oleks kohe iganusugused sanktsioonid karistust tulnud, et siis käisime trennis ja üks päev helistati ja öeldi, et kuule, et saime diili tehtud ja järgmine päev olin juba Flora trennis, et kuigi see periood, see kui olin seal duublis, see tundus nii pikk lihtsalt, et lihtsalt nühid seal, ma ei tea, 5 korda nädalas seal duubliga trenni, et ilma mingisuguse otsese perspektiivita, et oli huvitav. Ja siis ühel hetkel tehti sinust plakat? See just järgmine aasta või? Et jah, tehti plakat ja siis oligi vist iga mäng seal hüüti ka mingi hetk, et ma ei tea, mu nimega mingit asja. Siis ma vahepeal lehvitasin seal Kalifanni. Mulle meeldis see tegelikult, see oli pull, tekitas mingisugust lisa emotsiooni endal mängudele. Et ma mäletan jah, et see oli nagu äge. Kui sa praegu mõtled, millised sinu suhted Kaljuga praegu on, olete te üldse pärast seda suhelnud, ma ei tea, sina, Kuno? Teretanud. Mingi hetk oli, siis kui olin seal duublis, oli see teretamine ka ära kadunud meil. Aga ei, mingi hetk, kui Floras juba olin, siis meil nagu asi laabus ära ja saime vist aru, et tegelikult oli nii nagu parem. Et minu jaoks lõpuks, kui vaadata tagasi, siis väga õige sammu tegin enda arust. Kui sa praegu räägid sellest, siis see tundubki täpselt selline asi, et sa vaatad tagasi pigem sellise nostalgiaga, kui et sellega, et ma ei tea, et mis oleks olnud, kui oleks teistmoodi otsustanud. Et on sul üldiselt ka selline nagu muretu ellu suhtumine ka praegusesse edasi kandunud või mõtled sa üle ka vahel või? Ei, loomulikult mõtlen üle, et hetkes mõtled üle ja siis pärast vaatad, et tegelikult oli ju täitsa tore ja huvitav ja igasugused erinevad väljakutsed, et jah, eks ma üritan olla muretu mingil määral. Eks me kõik üritame võib-olla. Aga eks see ülemõtlemine ja erinevad asjad tulevad ka ikkagi mängu. Millega sa praegu oma vaba aega sisustad nüüd, kus sportlaskarjäär on läinud sellele tasemele, et sa saadki teha seda, mida sa tahad ja teed 5 korda nädalas trenni ja vahel rohkemgi, aga see on ikkagi kõik täiesti sinu enda valik. On sport endiselt sul see number 1 hobi või on seal mingisuguseid selliseid uusi asju, mida peale poleks varem võib-olla mõelnudki? Mis su aja võtab päevast, vaba aja? Trenn võtab küll päris hea aja, kui sa ikkagi 1,5 tundi teed, lähed sinna jõusaali, sealt veel, eks ju 0,5 tundi enne ja pärast tuleb veel lisaks, lõpuks oleks 2 tundi seal on ju. Et üldiselt ma olen piirdunud jõusaaliga, hiljuti see aasta sain alles jooksma hakata, vahepeal ma ei saanud joostagi tänu puusaale, et sain mingi 5 minutit joosta ja siis oli nädal aega valus. Et mingisugust piirangud mul on, et jalgpalliga ma põhimõtteliselt ei saa üldse tegeleda, et on ka, kui paar korda oled seal kuskil kõksimas käinud, siis on pärast nagu nii valus. Ja mingeid asju veel, et siin see lihtsamad spordialad, kus ei pea hullult tugevaid suunamuutusi tegema, siis neid ma saan nüüd ikkagi normaalselt teha,
aga on mingisugust piirangud ka, et võib-olla isegi võiks rohkem avastada erinevaid spordialasid, et siin tuleb jälle mängu see sportlase struktureeritud, et kui ma võtan nagu, et jõusaalis endale mingi asja, mingi kava, et mõtlen välja, siis ma pean selle lõpuni ära tegema ja siis ma saan alles järgmise asja juurde minna, et siis ma ei saa vahepeal hakata mingit, ma ei tea, tegelema seal, et mul on 5 korda nädalas, viskan padeli ka veel sinna sisse ja mingid asjad, et no ma ei saa võib-olla vahepeal, et mingid struktuurid või piirid olen endale pannud, aga tegelikult võiks ka rohkem. Aga üleüldiselt hobidest, ma ei tea, eks see tänavafotograafia või selline asi ka vahepeal, võib keegi näha mind täna peal lihtsalt kaameraga klõpsutamas ja pildistamas käia, et ma ei tea, tavainimese hobid on, mis muud on, reisidel käia, kui saab ja kõik see. Millest sa unistad praegu? Kus Henrik Pürg 3, 4, 5 aasta pärast võiks olla? Võib ka rohkem öelda. Või tegelikult see ajaraam on üldse selline üsna abstraktne, et võta nii, kuidas ise tahad. Sa tegid kohe suured silmad mu küsimuse peale. Et... See on nii raske küsimus ju. Et vahet pole kelle käest küsida. Okei, kui ma mängiks jalgpalli, oleks lihtne on ju. Premier League'is võib olla, no mis iganes, kõige kõrgem tasem, top 5 liiga, nad tavalised vastused on ju. Aga nüüd, kui on mõnes mõttes nagu kõik valikud avatud, siis see ongi see, et ma hetkel veel 100% ei tea. Aga selline unistus ikka tänapäeva eestlastel ja või üleüldse finantsvabadused ja mis iganes need asjad on, et teen tööd, kus tahan ja elad sellist elu, eks ju. Loomulikult need kõik on. Ja sellel on ka asi, miks vahel nagu kahtlen jalgpalliga ennast siduda, sellepärast, et jalgpall seob su nii kinni, et sa oled siis 6 aega oled seal, saad vabalt hingata, et kui ma tahan tõesti niimoodi, et ma saan ükskõik kus tööd teha ja olla ja teha, siis kahjuks jalgpallitreener ma ei saa olla. Aga eks näis, selles mõttes mul on ikkagi see jalgpalli pisik sees, võib-olla ta kaalub üle selle ja ma jõuan oma eesmärki mingi teist teed pidi. Aga seda ma ei oska öelda. Et ainukene eesmärk on selline saada mingisugune vabadus oma ellu, et natukene paremini määratleda oma aega ja teha ja piiritleda ja teha kõike seda, mis hingi ihaldab. See oli natuke selline provokatiivne küsimus ka just, et nagu sa ise ütlesid, siis, et jalgpallurina sul on lihtne, et on ta siis top 5 liiga või et nii-öelda hästi see struktureeritud karjääriredel on ju, aga kas see teadmatus põhjustab vahel ka sellist, ma ei tea, ärevust või kuidagi tekitab mingisuguse sellised nagu judina sees, et okei, nüüd ma pean seda tegema, et see ei ole lihtsalt see, et ma nüüd pean tegema kõvasti trenni ja nägema palju vaeva ja hoidma taga nulli ja et siis küll kõik hea tuleb, vaid et seal on nii palju rohkem neid faktoreid, mis mõjutavad. Jaa, see on, enam-vähem täpselt nii ta ongi, et võib-olla siin võib sisse tuua selle sotsiaalmeedia poole ka, eks ikka olen ka, vaatan sotsiaalmeedias Instagramis kõiki ilusaid asju ja võrdled ennast teiste inimestega ja asjadega, et see tekitab vahepeal sellist stressi, et äkki ma peaks rohkem tegema, äkki ma peaks seda tegema, teist, kolmandat, neljandat, et vaata, mis tema teeb, tahad kogu aeg võrrelda. Et siis see tekitab nagu stressi, kuigi tegelikult sa oled, eks ju, oma teekonnal, sul on oma siht, omad takistused, omad ämbrid, mida on vaja kolistada. Et pigem, jah, et jalgpallurina on jah, selles mõttes lihtne, et tee tööd ja näe vaeva. No loomulikult siis näed see, ja siis äkki tuleb see kutse kuhugile. Et jah. Kas on midagi, mida sa soovitaksid nendele mängijatele, kes praegu veel mängivad jalgpalli, aga ühel hetkel tuleb kõigil see hetk, kus nad enam jalgpalli mängida ei saa. On sul mingisugune selline soovitus anda, selline universaalne asi, et nii, et nüüd, kui te lõpetate, siis hoidke seda kindlasti meeles. On üldse mingeid selliseid universaalseid asju või see on iga ühe puhul individuaalne? Ma enne siia tulekut mõtlesin selle peale, et äkki selline küsimus tuleb. Kui ma lõpetasin ja oli nii-öelda viimane selline õhtusöök Floraga, sain oma ilust meenesärgi, siis ma loomulikult tuletasin kõikidel meelde, eriti noortel, et nagu
palun nautige seda aega, mis teil on jalgpallurina. Te ei saa aru, kui lühike see aeg tegelikult on. Ja te kunagi ei tea, millal see võib lõppeda. Et seda ma üritasin neile nagu südamele panna, et tõesti nagu, kui see on teie unistus olla jalgpallur, siis nagu tehke kõik selle jaoks, et teie unistused nagu täide läheksid. Aga teistpidi ma jällegi mõtlesin, et tahaks eks ju soovitada seda, et leidke endale, kui teete noor 18, üritage ülikooli ja jalgpalli kuidagi nagu ühildada, leidke nagu mingi plaan B. Aga samas tahaks ka seda öelda, et pühendage 100% jalgpallile. Et see on nagu nii, kahe otsaga asi. Kahe otsaga asi, et selle jaoks, et nagu tõesti heaks saada, sa pead nagu nii palju töötunde tegema. Ja ka puhketunde. Ja see on sinna sisse arvestatud. Kui see koolis teed mõttetööd, siis see ei ole puhkeaeg tegelikult. Aga samas jällegi jah, kui sa saad vigastada nagu minu puhul ja sa pead siis 29-aastaselt kooli minema, et see, miks ma läksin ka minorisse, et ma saan nädalavahetustel käia, et ma pean tööl käima, et mul on ikka mingisugust kohustus, et ma ei saa minna Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli kuhugile õppima, et niimoodi. Et jalgpalli kõrval need õhtud mingil määral on vabad, sa saad teha neid asju. Ütleksid, et sa oled õnnelik selles kohas, kus sa praegu oled? Või ütleme nii, et kas 2 aasta tagune Henrik oleks õnnelik selle üle, kus on praegune Henrik? Või tahab sportlase hing rohkemat alati? Eks ikka tahaks rohkemat. Aga mõnes mõttes nagu selline nõme öelda, aga vahepeal peab vastu võtma selle olukorra, mis on see kuulus lause, mis Häberl ütles, et me peame teadma, kust me tuleme. See läks nii halvasti, ma tegin kõik see aru, mida ta mõtles seal, aga see keerati nii jamasse, kui üldse sai. Aga jah, sa pead nagu sellest olukorrast aru saama, et kus sa tuled, mis tasemel sa oled ja kuhu sa lähed. Et sa ei saa nagu eeldada, et sa oled kõiges kõige parem ja kõik läheb nagu ülesmäge. Et jah. Suur aitäh, Henrik, täna külla tulemast. Oli vahva. Oli küll vahva, loodetavasti oli teil ka vahva ja see, ütleme siis, tahaks just öelda ajalooline, aga mitte päris ajalooline, aga siis teist korda ajalooline videopildis episood 3. poolajast teie ees oli. Loodetavasti teile meeldis, loodetavasti leiate ka järgmise episoodi puhul tee tagasi meie rüppe ja kohtumiseni juba siis. Aitäh! Siljevits endardus ja piiraja pääseb löögi ja lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja.